Tahaks elada imelises paradiisis, kus on õnn, armastus, headus, omakuse püüdmatus, teiste teenimine. Ma tahaks nagu seal elada. No tegelikult see ei vea välja, aga mina ei vea välja. Sellepärast maailmas näiteks, ma tean ühte kommuuni, kus on hästi kõrged printsiibid, mitte midagi üle mõistuse, aga siis inimesed elavad selle kommuuni ümber, kommuuni sees elavad väga vähesed, siis seal on üks kõrge vaimne õpetaja, kõrged elustandardid. Noh, ma ei tea, internetti ei ole ja kõik käivad, kõik on selline kätega tehakse, noh, maad haritakse kõik hästi puhas ja kõrgete standardite koht, isegi riik doteerib seda, kuna seal on nagu kasvatavad ka, eks ju. Seal käivad isegi rahvas nagu ekskursiooniga vaatamas, aga päris selle kohapealses selles vibratsioonis, vaimses vibratsioonis, kus on tempel ja kus on mantra laulmised ja kõik saavad seal individuaalselt teha oma asja, need, kes vastu peavad seal, neid on väga väike protsent nagu, et põhimõtteliselt kohad on tühjad. Et sellest pole mõtet meil nagu, kuidas öelda, minna sinna kuninga kotta, kuningas võib-olla kuningas vaatab armastusega, et keegi mängib kuningat, väike laps istub troonile, ta mängib, meie ka mängime vaimset inimest ja vaimset selliseid suuri liidreid ja kuurusi, eks ju. Ja tegelikult meil ei ole spontaansust üldse ja tase on tegelikult väga madal, eks ju, aga me mängime ja harjutame ja see on väga hea, see on väga positiivne, nagu sealt kommuunis inimesed elavad ümber, eks ju, käivad seal kommuunis ja saavad nagu puhastuvad, aga päris selle kommuuni vibratsiooniga, noh, nagu minu vaimne õpetaja tuleb, eks ju, ta on 1, 2, 3 päeva, siis meil hakkab katus sõitma, hakkame vaatama, millal ta ära läheb nagu heas mõttes, et noh, elada selle inimese väljas, kellel on, kes on kogu elu on munk ja ainult teisi teeninud ja jumalat teeninud ja pole mingit oma asju ja kogu aeg tema väljas olla, noh, ise tahaks ka nagu tema olla, aga sa väsid ära lihtsalt, sa ei ole veel valmis, et sellepärast on see step by step protsess ja jumal nagu paljastab, näitab, mis tasemel sa oled, et noh, heal juhul sa oled prakriti bhakta ehk siis materiaalse energia mõju all olev pühendunu, kes aktsepteerib jumalat ja püüab seda mateeriat kasutada ka võimalikult nagu noh, kuidas pühakirjad ette kirjutatud, eks ju, et kui sa oled söögiori, siis sa pühid seda, vähemalt pühid seda toitu ja tervislikku toitu, kus ei ole vägivalda ja noh, selles mõttes, aga sa oled nagu meelteori, aga sa püüad noh, vähemalt seda aspekti puhastada või ütleme, et sa oled mingi, ma ei oska öelda, kontrolli seal oma edevuse energiat nagu mina, eks ju, et selline edev muusik, jumal on loonud, vaata erinevad inimtüpaasid, et ma olen selline muusik edev, siis ma kasutan seda noh, jutlustamises ära, seda edevust või muusikas.